Tere, mina olen Einike Pilli, olen Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuht ja täna oli mul võimalus Arvamusfestivalil juhatada kristlike koolide arvamussessiooni, milles olid osalemas 4 kristliku kooli esindajad Tartu Katoliku Hariduskeskusest, Tartu Luterlikust Peetri koolist, Tallinna Kaarli koolist ja Püha Johannese koolist. Siis esindatud oli 3 konfessiooni. Millest me rääkisime, oli see, et milline on üldse kristlike erakoolide roll Eesti haridusmaastikul, mida on anda neile ühiskonnale ja mis juhtuks siis, kui neid ei oleks. Osalejad said ka arvamust avaldada ja mitmed neist väljendasid just seda, et kristlikel erakoolidel on väga oluline roll ka demokraatia tagamisel ja valikuvabaduse andmisel, samamoodi isiksuse ja individuaalse hariduse pakkumisel ja väikeste klasside näol. Kõik panelistid jõudsid tegelikult sinnamaani, et ega kristlikul koolil siis, kui kristlus sealt ära võtta, erakoolina üksinda ei oleks mõtet, et nad ei teeks seda, vaid nad teevad seda eelkõige kristliku sõnumi pärast. Ja kuigi me oleme niisugustes keerulistes rahastamisaruteludes hetkel, kus kohalik omavalitsus ilmselt peab tulevikus hakkama otsustama, kas rahastada kristlikke erakoole ja üldse erakoole või mitte, siis tegelikult mina pean palju kesksemaks küsimuseks seda, et küsida, kas kristlikel erakoolidel on selline väärtus, mida on ühiskonnas tingimata vaja. Ja just selle väärtuse otsingul me täna selles paneelis olimegi. Ja ma usun, et me sõnastasime terve hulga neid asju, mille pärast võib selle kokkuvõtteks öelda, et kristlikke erakoole on ühiskonnas väga-väga vaja.